just came down from Chippewa, had a station wagon and $100, thinking about the girl I'd lost a year before. I hadn't seen her for some time, thought I might go on by when your memory came flooding in and you closed that door. Wish I was a freight train, baby, wish I was a diesel locomotive. I'd come whistling down your track, crashing in your door. Wish I was a freight train, baby, wish I didn't have a heart. You need a shovel for the coal, just to get me started. Wish I was a freight train, baby, wish I was a freight train, baby, wish I was a freight train. Well, every time I talk to you, I hear your jealous lies. I feel like I've been left abandoned on some old railway side. And every time I hear your voice, my water just gets cold. My stoker will not stoke, and my water will not pour. Wish I was a freight train, baby, wish I was a diesel locomotive. I come whistling down your track, crashing in your door. Wish I was a freight train, baby, wish I didn't have a heart. You need a shovel for the coal, just to get me started. Wish I was a freight train, baby, wish I was a freight train, baby, wish I was a freight train. Ahoi siis! Täna on siis meil üks üllatuskülaline siin, seltsimees. Kes see seltsimees siis on? Seltsimees on Brettoni ehk siis minu enda noorim poeg ja tuli siis esimest korda jää peale kalastama. Et talvel siin varem ei ole kaasas käinud kordagi ja aku sai just tühjaks. Katkes ära see jutt, et tegemist on siis Brettoniga, minu poeg, kõige noorem, ehk siis 2 poega on mul, teine on vanem poeg. Ja siit tulevad siis seltsimehed saanidega, kuigi Viljandi järve peal on näete mootorsõidukitega liikumine keelatud, aga nagu näha on, siis neid seltsimehi see üldsegi ei koti. Et nagu näha on, siis neid seltsimehi väga siin ei koti. Et puurisime siin augu ja otsisime. Ma arvan, et äkki 20 auku oleme teinud. Paar tundi oleme siin otsinud. Mitte midagi, kala ei ole, üksik. Ainult üksikud on põhjas ja mitte absoluutselt suurt ei näita. Ja siis mõtlesime, et tuleme vaatame päris, et hakkame nüüd otsima vähe tihedamalt, et kus nad on. Ja no siis, kui ühe augu siia puurisime, ei tii, terve põhi täis. Ja nüüd siis leidsime, see parv liikus meil alt ära seal. Ja leidsime nüüd ühe teise parve, kus siin istuvad põhjas. Panen siit salvestama, siis saate ise ka vaadata. Et näete, siin all on põhi paksult täis suuri. Passivad siin all. Keeran andurit järjest, näete. Küll on siin eespool ja tagapool 20 meetrit seal eespool on suur parv. Ja selja taga siin liiguvad. Nii et äge, vaatame. Brettoni tuli ka siis proovima. Tuli siis tundi suure püüki õppima, et kuidas neid suuri püüda. Suvel on küll siin õngega püüdnud, aga talvel ei ole jää peal käinud ja vaatame, kuidas siis meil läheb. No laseme alla, vaatame, mis meil siin saama hakkab. Ma ütlen sulle, kui aitab. Sul on ots jääs. Lase. Up. Hoia paigale, ära tee midagi. Tulevad, vaatame, kas poiss saab esimese paugu kirja või ei saa. Tuleb praegu juurde.
tuleb, esimene tuleb, teine tuleb veel alt. Tee väike nõks. Nii, hoia. Läksid alla tagasi, ei tulnud võtma. Aga vaatavad, uudistavad. Istuvad põhjas ja ei tule võtma. Suud on nii lukus. Ilma muutus kindlasti on siin jälle üks roll, mis mängib siin suurt rolli, et ei taha süüa. Oli siin korralikud miinused ja siis nüüd järsku läheb jälle sulaks. Aga vahest on nagu see toiminud just risti vastu, et on nagu kalal suu lahti teinud. Aga hetkel on näha jah, et istuvad põhja peal ja ei tule juurde. Praegu poisil käis siin vaatamas. Aga juurde ei tule. Võid veel minna. Nii. Hea oleks, kui sa kerid, siis vajutaksid selle nupu alla ja siis kerid. Muidu sa kulutad selle hammasratta seest lõpuks ära. Siis pidur enam ei tööta, siis hakkab rull tagurpidi käima. Vaata, ta liigub praegu ainult ühes suunas. Kui see hammasrattas sees ära kulub, siis kui võtab, siis tõmbab rulli tagurpidi käima ja läheb otsast ära. Aga no vägev, et kala on kõvasti ja poiss sai ka oma silmaga näha, et mis siin põnevad siis järvepõhjas on ja kui palju neid on. Oi, kui palju neid siin on, ikka paksult täis. Võimas vaatepilt. Tavaloodiga ikka annaks üles neid otsida, et ei leia kuidagi neid üles. Näete, nüüd siin otse ees on üks väga suur parv jälle suurte kaladega. No vaatame, õnneks nad istuvad siin all, et solgutame siin. Võib-olla läheb mõni kurjaks. Olen enne ka siin seda siis solgutanud ühe koha peal, parv on all ja siis järsku üks hetk käib kiiks ära, tulevad lendu ja paneb laksud kirja. No vaatame. Nad on natukene ära liikunud, aga siin all on ka veel päris kõvasti. Nii et üks parv on seal otse ees, mida võiks veel proovida. See on siuke üle kilo kala vaatab praegu poisi lanti seal all. Aga seal ees on mega ilusad. Ui, kui ilusad suured on. 15-20 meetrit selle vahel. Näe, selja tagant tulevad juurde veel. Äge on jah see talvine püük. Täna on siuke hea pehme ilm ka. Ma arvan, et nüüd on vist juba 0 kraadi, et ei ole enam miinust. Hommikul oli -2, õhtul oli -5, et temperatuur nagu järjest langes, et läks nagu soojemaks. No nii, nüüd siit selja tagant hakkavad jälle juurde, vaikselt koguneb neid. Äkki tuleb mõni sööjakala ka siia juurde, vaatame. Jah, liiguvad, nüüd oleme nagu siukse suure parve sees. Ei tea, vaatame, kuna siin plaksud käima hakkavad. Ja kas siin üldse hakkavad, ega siin võib kala kõvasti all olla, kui tal täna on suu lukus, siis tal on lukus ja ei pruugi siit ühtegi võttu saada. Näed, siit sinu selja tagant nüüd tuleb jälle. Tuleb juurde 1, 2, 3, 4, 5, 6 kala järjest tulevad. Vägev, igavene äge. Mis sest, et kala ei saa. Värske sõus on ka mõnus istuda poisiga koos siin ja kala püüda. Kala on ainult boonuseks. Mis sa arvad? Passiivne on ahven, jah. Täna ei liigu. Siin mingid kalad, mis me sügavas nägime. Need nagu liikusid, aga need olid üksikud. 1-2 kala. Ja võtma ei tulnud. Aga siis oli üks aug meil siin.
käis uudistas, käis mitu korda, aga ei tulnud võtma. Aug väga suur ei olnud, tundus siuke pool meetrit, võib-olla nõks suurem. Aga jah, ei tulnud võtma, käis ainult nuusutas ära ja oligi kõik. Aitab või? Jaa. Aga nad on siin minu all ja selja taga, vaata kui palju. Selja taga läheb, vaata, ja siin minu all ja siin minu külje peal. Ma teen sul siia kõrvale augu. Okei. Enda külje ära nüüd. See 80 puur läheb nagu ragin. Ei ole üldse mingit probleemi. Nii, et loodiga on siis võimalik isegi näha teise jääauku, kus jääauk on. Ja siin poiss nüüd laseb kohe landi alla. Ma toon korra selle, oota ära lase praegu. Nii, näete siin number 5 juures on siis poisi auk, poiss istub siin, kalad on siin all ja näed, poiss on siin kõrval kohe 5 meetrit minust eemal ja no hakka laskma ja näete nüüd siis lant läheb siin, lase veel, lase nüüd siis lant läheb alla, lase veel, vahivad veel. Seal, sa võid sealt laksu kirja ka saada. Vahivad hoolega. Sul tulid ja üsna kurjalt kohe juurde sinna. Kahjuvat ära ei võtnud. Terve parv tõusis, aga nüüd üks vahib jälle püsti sul seal. Ära väga järske liigutusi tee, muidu ehmatad ära. Nad on praegu siuksed passiivsed ja üsna arad, et suur kala on väga ettevaatlik. Ei ole nii, et tuled siia nagu peipsi peale, põmm, muudkui tõstad suuri välja. Kui see suur kala oleks rumal, et siis ta ei olekski nii suur. Jube ettevaatlikud on täna. Ei taha nagu absoluutselt võtma tulla. Nüüd on põigi juures, vaatab. Ei meeldinud, läks alla tagasi. Poiss just imestab siin, et miks nad alt ära lähevad, miks nad ei taha võtma tulla. Ilmselt on siis söögiaeg ära olnud ja nad on kõhud täis söönud, et ega suur ahven ei söögi iga päev, et siin sa võid nädal aega jutti käia ja siis järsku ühel hetkel, kui ta suu lahti teeb, siis on nii, et tõsta ainult. No aga vaatame, meelitame, kindlasti siin parves on kuskil mõni aktiivne kala ka, kes tuleb ja võtab landi ära. No üks on sul juures, ära vehi seal. No selle augu all on all küll seal praegu. Jaa. Sul lanti praegu. Nüüd näed. Lase. Jaa. Lase. Lähen ka uue augu peale, et kala on liikunud siia selja taha. Et liiguvad hästi vaikselt.
näitab, et kala on nii passiivne. Lähen teen siia augu juurde. Sul tuli jah, oli üks. Oota, härra mina allapoole. Väga suured kalad. Sul tuli üks täitsa jää alla värgi. Tuli? Jah, ma nägin, kui ülevalt tuli alla. Nüüd nad läheb minema selja taha sinna. Ma lähen sinna. Mine ruttu sinna auku, kus 2 auku on, kiri kähku välja. Ääre pealt oleks siit võttu saanud. Hakkasid liikuma, jah? Oota. Jaa, aitab. Kui siia maani jõuab, siis ütle, kui aitab. Jaa. Ära keera. Veel. Aitab. Vaata, mis nad teevad. Tulevad juurde või? Ei tule. Mine võtta sealt see auk, 2 suurt auku, kus on. Mine ruttu. Võtan raha alla. Edasi. Aitab või? Ma ei näe sul. Lase veel, sul pole midagi läinud. Need läksid mööda ära juba, hiljaks jäid. Ole valmis, nüüd tuleb üks juurde. Ära liiguta. Vahib juures. Ära liiguta. Läks mööda. Anna, ma panen sulle ka teise värvi. Proovime veel natukene. Kõige rohkem kella 1 siis lähme ära. Kell on juba 12 läbi. Maan sul seal punase kõhu. Pane väike landin, äkki söövad väikest, kuna Sööb suurt väga hästi. äkki siis Ma olen ju nendega saanudki siit ju kogu aeg. sellega. Selle rohelisega, sellega, selle valge kõhuga.
et nendega on põhiliselt saanud siin suuri. Tuul on siin kõva, kindlasti midagi peale väga heli ei jää, et mingi ragin ja sahin. Aga võttusid ei saanud ja paneme tänaseks pillikotti. Ilma muutus, saab lund siin, läks soojaks plussis. Aga homme siis üritame ühest väiksest lombist kala kätte saada ja vaatame, kuidas siis seal läheb. Ja homme siis katsuks loodis ka natuke lähemalt rääkida sellest Active Targetist. Paljud on siin küsinud, et mis asi see Active Target on ja et aru ei saa täpselt. Aga vägev jah. Poiss sai ka siin kätte harjutada nüüd esimest korda ja nägi ilusaid kalu põhjas. Selleks korraks siis nii palju. Tšau, homme näeme! Aja! Nägid? Selline priske tegelane tuli siis praegu august välja. Ma arvan, siuke poolekilane, vägev päts. Ajasin nad kurjaksin. Terve põhi on täis. Tulevad näite kaameraga siia ka. Ära väga lähedal pane. Terve põhi on täis ja ajasime siin kurjaks nad. Lõi jälle mul kida kätte. Kala on täiesti passiivne põhjas, paksult on täis. Kaanid on kalal küljes, näete, paksult on täis siin jää peal. Ja ahven ei taha absoluutselt süüa, istuvad põhjas. Käe lõhkusin ka jälle järjekordselt ära mõnusalt, aga no ahven on väga siuke poolekilone korralik päts. Et vägev siuke. Täna on siis õiget tormine, ei saadki filmida jälle, tuul on, ei teagi, 20 meetrit vist siin puhanguti. Ja oli siit plaanis Active Targetist vähe rääkida, aga ei saa, tuul on nii kõva, ragistab ja müristab siin. Plaanisime küll minna väikse järve peale, aga poiss tahtis ikkagi siia tulla suurt püüdma. Kala on jätkuvalt siis passiivne, ilm on sula. Poiss veel siin üritab, üks on tal siin all meelitab. Aga täna siis temal võttu ei olnud. Eile ta pärast, kui auto juurde jõudsime, siis ütles, et 2 tonksakat oli olnud seal parves, aga ei jäänud otsa. Esimest korda vaata, ei oskanud nagu reageerida ka kohe, et mis tegema peab. Kalal oli suu nii lukus, et käis togis ainult. Ja mõtlesime, et siis lähme teise järve peale täna, aga poiss tahtis ikkagi tulla siia, et äkki saame kas või ühegi suure kätte. Ja jätkuvalt kala siis nii suu lukus. Seisavad parves, liiguvad vahepeal ringi vähe ja võtma ei tule. Ja minul siis õnnestus üks kätte saada lõpuks parvest. Pani hea laksu ära ja oligi kohe ilusti landi otsas. Et enne seal näitasin ka, poiss filmis. Et siuke et selline paras tegelane. Arvan, siuke pool kilo on kindlasti. Et vägev. Pakime asjad kokku ja lähme koju ära, et aitab küll. Saab vähemalt head värsket ahvenat panni peale.
toss on nii väljas, puhkab natuke, poiss ka siin veeretab lumepalle mäest alla. Aga jah, kahjuks Active Targetiga siis kahjuks ei õnnestunud täna siis rääkida juttu siis loodist endast ja sellest Active Targetist. Active Target on siis loodile lisaboks käib ja siuke suur andur. Ma siin eelmises videos näitasin, nüüd tegin siis anduri jala tegin pikemaks, kuna jää läks paksemaks ja Peipsi peal siin sai käidud, et seal oli ikka kohati meeter jääd ja isegi rohkem. Et selline on siis Active Targeti andur. Ja Active Target on mul siis kelgu peal siin kastis vihma eest kaitstud. Aku on siin sees, suur aku. Ja selline komplekt, et üsna raske on, kuna aku kaalub siin, ma arvan, mõni 30 kilo ja siin paar tükki on küsinud selle Lawrence Elite FS9 kohta, et kas on ka hea ja kas tasub ikka osta ja mis funktsioonid ja asjad on, et selles suhtes soovitan küll soojalt, et kui talvel plaanite siin ka jää peal püüda, et tasub igal juhul võtta, et hea suur ekraan ja suvel kui paadiga sõidate, siis saate panna endale kolm vaadet sinna, et või 4 või. Aga üldjuhul siuke 2 vaadet on ees, et siis ei jää ekraan väikseks, et muidu on lisad kogu aeg neid aknaid, lõpuks pildid on siuksed väiksed, et sealt ei näe enam midagi. Ja talvel on siis hea püüda, kui sul on näiteks sama komplekt, mis minul Active Target, et siis on võimalik lood ühendada telefoniga ära, saad teisele siis pilti jagada enda loodist ja saab teine kõrvalt vaadata veidi eemalt, et mis all toimub. Ja alati on võimalik siis suunata andur teise püüdja poole, et siis on täpselt näha, mis all toimub. Nii kui me siin täna ja eile poisiga püüdsime. Poisil küll telefoni ei olnud ja ei hakanud seda pilti jagama, aga andsin siis talle kogu aeg nõu, et mis ja kus ja kuidas nüüd, mis liigutusi nüüd teha ja siis poisil ikkagi õnnestus sealt pärast 2 tonksakat saada, aga otsa ei jäänud ja nii ta läks. Mõtlesime küll, et lähme siis teisele järvele täna, proovime sealt, et seal on vähemalt väikest, poisil rohkem lõbusam. Aga siis poiss ikkagi otsustas, et tuleme ikkagi siis siia suure järve peal neid suuri ahvenaid vaatama. Ja no pilt oli äge muidugi, aga no kala võtma ei saanud. Et suud on lukus, ilm on jah nii muutlik siin, et läks nii soojaks ja sajab ja madal rõhkkond, nii et aga ikkagi õnneks lõpuks siis suutsime ühe ära meelitada sealt parvest. Kaal on kaasas, vaatame. Saan iseenesest ära ka kohe kaaluda, mis ta kaalus. Kohe vaatame järgi. Tahad ka vaadata või? Tule, kaalume ära. Kaalume selle kalapoisi ära. Arvan, siuke 500 on kindlasti. Oi, isegi rohkem on. 695. No mis ta siin näitab? 690 ütleme. Siuke parast panni ahven, 700 grammine. Et siit saab mõnusa suutäie ja mõnusa marjasibulaga ära praadida ja väga maitsev. Poisil oli jah hästi põnev, et nägi neid suuri seal alla, aga kahjuks me võtma neid ei saanud. Aga no sellest ei ole midagi, et nii kui ma talle siin seletasin, et ega see suurte püük ei käigi nii lihtsalt. Et peab üsna palju tööd selle jaoks tegema. Kuidas siis oli? Vägev oli ja tahad teinekord veel tulla? Mõnus ja?
nüüd hakkame siis koos kalal käima, edaspidi vaatame, kui poiss saab tulla ja kui ta tahab jälle, et võtan ikka hea meelega kaasa. Vanasti käis mul vanem poiss ka kõvasti, aga no nüüd on juba meheks siin sirgunud, et enam väga ei viitsi. Mis seal ikka, lähme koju siis ja riided on meil läbi märjas. Härjad nagu kassipojad. Aga ikkagi mõnus enne. Tubli poiss ole. Tšau teile seniks, järgmise korrani. Just to get me started.